Täna on siin TTÜ staadionil suur hulk rebaseid, kes hakkavad orienteeruma ja panema proovile enda oskusi erinevates punktides. Lähme vaatame, mis neid ees ootab. Kuidas siiani punktis läinud on? Punktis. Selles suhtes ma ise autode kohta väga palju ei jaga, ma ütleks, et värv on päris ilus. Kapoti all tundub, et on nagu piisavalt asju, juhtmed, värgid, särgid, äkki isegi töötab. Aga mis autos on? Mis autos on? Ford oli, eks? Sinine. Ja ise ka sõidaksite sellise autoga? Muidugi sõidaks selles suhtes, et ma ei teaks liiad, seda praegu läheks kokku. Ja kui ta sõidab? Seda ma täpselt. Kas ma võin proovida? Kas see on päriselt? No, ma ütleks, et ei lähe. Et mis lähen? Nägemist! Päris vinge on, et selline piisava raskusastmega, et on tervet gruppi vaja. Kuidas teile auto meeldis? Auto on päris selline vinge, selline väga retro, selline tunne, see nostalgia tunne tuleb peale. Tahaksite sõita ka või? Muidugi. Oota, ja nüüd mine otse, paremale otse. Paremale, otse, nii, parem, otse, nii, vasakule, nii, nüüd otse. See on vastu. Paremale, nii, otse. Millised on siin punktis ülesanded? Põhimõtteliselt ongi nii, et meil on üks takistusrada, mida saab siis läbida ratastooliga, et seal on erinevad pakud, kalded, sellised tee- ja tänavaaugud, puujuured, mida nad peavad läbima. Mis on selle asja point, on see, et kui neil loengus on mõni kaastudeng, kes näiteks õpib ilma nägemist kasutamata või kuule või liigub siis ratastel, et siis nad saavad nüüd aimu, kuidas siis erinevaid asju läbida on ja kui nad tulevikus on insenerid või poliitikud või majandusinimesed, siis nad oskavad teha targemaid otsuseid. Kuidas teil läheb siin? Meil läheb väga raskesti. See on väga keeruline, sest liivas on päris raske liikuda. Ja otse või? Ja mis kõige raskemaks selle teeb? Liiv. See, et raske on ja liikuda. Kui kaua te seda rada juba läbinud olete? Ei ole aimugi. Ma arvan, et 5 minutit. Otse või? Sa ei liigu. Ja siin me näeme, kuidas käib see sõitmine ratastoolis niimoodi, kui peab juhtima keegi, kes ei näe. Kas olete valmis? Jaa! Siin ei ole tagautomaati, on vaid naati, palju naati. Kuidas oli lavavalguses olla? Täitsa huvitav oli alati on laval vahva olla. Olete varem ka olnud? On olnud küll mitte laulmise pukis. Kas te olete valmis lavale minekuks? Vist öeldi, et ei ole, jah. Teie? Mina olen valmis. Enda osaga olen valmis. Aga kuidas teistel on? Meil pole Gabrieli, muidu oleme valmis. Gabrieliga, keegi ikka mängib ära? No keegi võiks ju mängida, mina isiklikult olen Agnes. Väga hea valik, mulle meeldib see valik. Kindla peale. Tekst on peas, kõik on selge. 3, 2, läks! Ülimalt tähtis asjaolu. Erakordne ülesanne. Otsige preili Agnes von Münnenhausenit. Milline ülesanne on siin see nagu komistuskivi? Komistuskivist võib lugeda täitsa üllatavalt puldi kokkupanekut, mis kui tegelikult tulevaste inseneridele nagu ei tohiks valmistada
mingit peavalu, aga tihti ei saada jah, ei saada sellega hakkama. Kuidas teile siin punktis meeldis? Väga lahe oli. Väga lõbus. Mis te tegema pidite? Mina pidin lipsusõlme tegema. Mina pidin kalja jooma. Ühel samal ajal pidin seda tegema. Ja mille alusel punkte anti? Kui ilus lipsusõlm oli, kui kiiresti sai kali joodud. Ja kui palju inimesed kaasa elasid. Mis siin toimub praegu? Siin toimub peoks ettevalmistamine. Ja kuidas see läheb? No, läheb väga hästi, kiiresti. Me võidame. Mis tunne on, kui keegi teine teie eest uuli värvib? Väga meeldiv, ei pea ise enam meiki oma peo jaoks. Väga tore. Et otse peale siit? Muidugi. Ja kuidas te traffikut ootate? Väga. Fännate teda? Ikka. Aga kuidas siiani punktid on meeldinud? See on tore.